Tere tulemast vaatama märtsikuist Kuu TV saadet. Mina olen Karoliina. Ning mina olen Darja. Uurime välja, millega tegeleti meie koolis märtsikuus. Märtsil toimus meie koolis emakeelepäev. Selle raames korraldati õpilastele hariv konverents, kus lisaks oma koolikaaslastele astusid lavale nii Kristiina Ehin kui ka Kertu Rakke. Samuti käidi Toomel Kristjan Jaaku õnnitlemas. Vaatame, kuidas see emotsioonide rohke päev küll välja nägi. Emakeelepäev sai alguse kell 10 stendide avamisega. Avamisel olid kohal meie linnakirjanik Kristiina Ehin ning Riia Eesti kooli esindus. Tõesti oli see 2015 2 aastat tagasi ja uskumatu. Mis paneb teid luuletama? Kas rohkem õnn või kurbus? Oi, väga sügav küsimus. Ei üks ega teine. Selles mõttes, et mingi mis tahes impulss, et saad äkki mingisuguse sellise turgatus tekib ja luuletadki, et siis ei küsi, et mis see on. Aitäh. Teine küsimus, et mis on teistmoodi teie uues luulekogus, mis täna esitate? Seal on hästi palju dialoogi, hästi palju kahekõnet inimeste vahel ja pealkiri ongi kohtumised. Et siis äkki selles nutitelefonis tuvas maailmas tundus, et need päris kohtumised on need kõige inspireerivamad. Aitäh. Ja kolmas küsimus, et mida te paneksid noorte südamele tänapäeva elu vaadates? No emakeelepäeval ikkagi tahaks öelda, et see emakeele rääkimisuhkus, et paraku on nii, et kui räägid kellegagi, kes muud kui ainult kasutab võõrsõnu ja inglise keelest pärit laene, siis tekib see tunne, et kuskil sügaval peab tal ikka väga tugev alaväärsuskompleks olema. Et ta niimoodi laseb oma emakeelest üle sõita. Et ma soovin, et seda ei juhtuks. Suur aitäh teile! Ja sellist allumatust suure teele. Avamisele järgnes õpilaskonverents, kus tutvustati kaaskuulajate tuntuks saanud Eesti kirjanikke, kellel oli tugev seos Tartu Ülikooliga. Samuti said esinemiskorra omale meile hindamatu linnakirjanik Kristiina Ehin ning Tartu Ülikooli lõpetanud Kertu Rakke. 200 aastat tagasi, kui Kristjan Jaak Peterson tuli Tartusse, siis naised võisid ainult unistada sellest, et ülikooli saada. Isegi 100 aastat tagasi ei saanud naised ülikoolis õppida. Kui enne ma vaatasin just, kui siin rivistati üles kõik paremad emakeele oskajad, ma ei näinud ühtegi poissi. Et on asja pärast on kohdetud neid naisi, et nad lihtsalt tulevad ja vallutavadki kõik. Ühtlasi avanes kooliperel võimalus kuulata imeliselt kõlavat Tartu Ülikooli akadeemilist naiskoori. Peale konverentsi sunduti ühiselt Toomemäele Kristjan Jaak Petersoni õnnitlema. Toomemäel võttis meid särasilmil vastu taaskord Kristiina Ehin, kes oma ingelliku sõnavõtuga võlus kõikide noormeeste südamed. Südamliku kõne pidas Tartu linnapea Urmas Klaas. Samuti astus üles intrigeeriva kõnelusega Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi õpilasesinduse president Andrus Punt. Päeva kajastasid erinevad Eesti meediakontsernid. 10. märtsil toimus Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumis hip-hop teemaline stiilipäev. Karoliina, märkasin, et ka sina olid tol päeval gängstalikum kui tavaliselt. Vastab täitsa tõele. Nii meie kui ka kõigi huudivendade rõõmuks oli majja saabunud Eesti oma hip-hopi kuningas Genka. Kuu teisel reedel olid kooli vallutanud gängsterid. Teadagi pole gängsteriks olemine ainult riietus, see on elustiil. Kõigest sellest täpsemalt oli noorte räpihuviliste meeleheaks külalisõpetajaks kohale kutsutud Henri Kõrvits. Rohkem tuntud kui Eesti hip-hopi kuningas Genka. Ma ei tea, võib-olla vihkan kedagi, näiteks, sa ütled, mine metsa,
come on mees. Aga ta ütleb, tule mine, mõttes tuli okei, sorry, mis asja. Et selles mõttes, et sa ikkagi kasutad väega sõnu, ikkagi neil on vägi, see ikkagi tähendab midagi muud, kus ikka inimesed saavad kas sinna või sinna, see on suur vahe. Peagi saabuva eksamiperioodi eel käis Mattias abiturientidelt uurimas, missugused emotsioonid neid valdavad. 2 nädala pärast on teil eksam. Mis tundega lähed eksamile? Suur hirm on, tõesti suur hirm. Läbikukkumiskartus on. Ma ei tea, mis saab. Ma ei tea, ma arvan, ma olen valmis. Ma arvan, ma olen selleks 3 aastat ette valmistanud. Ma arvan, ma olen väga valmis selleks. Ja samas ma olen natuke närvis ja pisut mitte valmis, aga samas ikka ka valmis. Pole kätes seda jõuda, pole jalgades, aga tuleb minna. 2 nädala pärast algab teil eksamiperiood. Mis tunded see sinust tekitab? Nutmistundeid. Ütleme, et eksamid on äärmiselt kurb periood 12. klassi õpilaste jaoks. Tunnen hea ja ega palju pole lõpuni jäänud, et lõpusirge paistab ja tuleb lõpuni vastu pidada. Närvis ei ole, aga ega väga rahulik ka ei ole. Selles mõttes, et see on paratamatus. Ütleme nii, et emotsioonid on laes, ilmselgelt minnakse siin tooma võitu koju ja ma loodan, et kõik läheb hästi ja stardis ikkagi saan kohe minna ja hakata asja lahendama, et emotsioonid on laes ja ma arvan, et siin koha peal võiks arvata, et kõik läheb hästi. Aitäh! Kindlasti on teile kooli peal silma jäänud meie särasilmne Johanna, kelle helisev lauluhääl meil kõigil kõrvus kajanud on. Tere tulemast, Johanna! Kuuldavasti oled sa pühendunud muusikale. Kust ja kuidas tuli selline idee ja tahe tegeleda ja luua muusikat? Ma arvan, et see on minu jaoks selline väga loomulik teekäik olnud, et ma olen laulnud nii kaua, kui ma mäletan ennast. Ja ma käisin ju muusikakoolis klaverit õppimas. Aga no muidugi ma ei saa öelda, et ma 5-aastaselt juba teadsin, et minust saab laulja või muusik. Et see lihtsalt, see tuli loomulikult kuidagi mulle, ma käisin laulustuudios ja siis mingi aeg ma tundsin, et see on vist see, mida ma teha tahan. Et ma arvan, et see on kuidagi päris loomulikult olnud minu jaoks. Kas sa oled ise andnud ka kontserteid? Jaa. On sul mõni eredam mälestus? Hästi hea küsimus, et see vajab sellist pikemat mõtlemist, ma arvan, aga tegelikult kindlasti on nagu eredaid mälestusi, sest et mulle väga meeldib laval olla ja iga kord, kui ma olen laval, ma tunnen ennast väga hästi ja et võib-olla selline kõige eredam mälestus, ma loodan, on veel ees, kindlasti on ees, et hetkel ma ei oska midagi sellist ühte kindlat, mingit esinemist või korda mainida niimoodi, aga mulle väga meeldib laval olla ja on olnud väga ilusaid hetki. Aga midagi sellist eriti ekstreemset ei ole juhtunud, et laulusõnad ununevad või komistad või midagi särast? Laulusõna on ikka olunud. Aga see tavaliselt kuidagi läheb kas siis la peal üle või kuidagi või mingi teise salmi sõnadega. Et seda on ikka ette tulnud. Mul on ükskord oli mingi esinemine, see oli äkki Raatuse kooli õpetajate jõululõuna. Ja siis ma pidin seal kontsertid andma, aga samas ma pidin seal rääkima ka nagu vahetekste. Ja tegelikult tavaliselt mul ei ole sellega probleeme, aga ma vist mõtlesin liiga hullult üle seal, sest et ma rääkisin seal enamusest täiesti seosetut juttu. Mul oli nii piinlik pärast, et nagu ma ise naersin nendega seal kontserdil juba ja mõtlesin, et mis mul nüüd suust välja tuleb. Aga see oli üsna süke. Samas jälle sai õppida, et ära mõtle üle. Leidsin internetist, et sa osalesid laulukirjutajate laagris. Kuidas sa sinna sattusid ja mis seal täpsemalt siis toimus? Ma sattusin sinna tegelikult üks Eesti muusik ütles mulle, et see on mulle väga vajalik kogemus. Ja ma kandideerisin sinna ikkagi sellise see oli mingi avalik siuke application, siuke avaldusvorm.
ja siis ma saatsin sinna mõned oma laulud ja ma olin väga õnnelik nähes, et mind on sinna, ma olen sinna oodatud. Aga see laager on midagi sellist, et see oli siis eelmine nädal just, et esmaspäeval algas õhtusöögiga, kõik läksime ühte restorani sööma, seal on juba tutvuste loomine ja selline, aga põhimõtteliselt laagripäevad olid teisipäev ja kolmapäev ja mõlemad päevad nägid nii ette, et kella 10 kogunesid kõik nõupidamisruumi, siis sa said seal teada, kellega sa koos töötad tol päeval ja 10-6 siis pidite kirjutama loo ja kella 6 pidi olema valmis nagu demo versioon laulust. Ja siis kella 6 läksid kõik sinna nõupidamisruumi tagasi ja siis kuulasime kõik lood üle, mis seal olid. Et see oli minu jaoks täiesti, ma siiamaani ei suuda päris täpselt uskuda, et nagu ma olin seal, et kellega ma koos töötasin, näiteks mina töötasin esimesel päeval koos Tanel Padariga ja Sebastian Kircheriga, sakslasega. Kirjutasime ühe eestikeelse loo ja teisel päeval ma töötasin ühe iirlase Paddy Hunti ja ühe ungarlase Thomas Molnariga koos ja kirjutasime Beyondile laulu. Et selline tõesti uskumatu kogemus minu jaoks, et ma olen äärmiselt õnnelik, et ma sinna läksin. Ja. Mis on su tulevikuplaanid peale kooli? Peale kooli muusika kindlasti, et ma mõtlen ilmselt, et kolin Tallinnasse. Et ma tahaks ise nagu ka laule kirjutada ja tegelikult tahaks ka oma muusikat hakata välja andma. Et ma hetkel tunnen, et Tallinnas on selleks paremad võimalused, aga kui ma läheksin õppima, mida mu ema väga tahab, siis ma läheksin ilmselt õppima Balti filmimeediakooli integreeritud kunstmuusika ja multimeedia erialale siis muusikasuunda. Sa tegeled nii suurel määral muusikaga, kas sul jääb üldse aega millegi muuga veel tegelemiseks? Kusjuures jääb küll, et isegi suhteliselt palju tegelen tantsimisega, et ma tantsin Tähtvere tantsukeskuses 2 eliitgrupis, käime võistlustel ja esinemistel ja see on tegelikult meeletult tore, mul on väga lahedad treenerid ja grupikaaslased, et mulle meeldib see, aga kahjuks ma juba praegu tean, et see on viimane aasta, kui ma seal olen, et sellest on natuke kahju, aga samas see on elu vist. Mida tahaksid öelda noortele, kes on huvitatud laulmisest, kuid on liiga ebakindlad endas? Minu meelest, et tuleks ikka ära proovida, kas see on, et kui oled ebakindel, siis pigem nagu näiteks küsi kelleltki nõu, ka mõned muusikud, kes tegeleb ka laulmisega, muusikaga, et küsida nõu või siis kas või, ma ei tea, laadida mingi video endast üles, mingi vaadata tagasisidet saada, et kui ta on ikkagi noor inimene, siis on ju alati võimalus, et ta saab veel areneda näiteks või siis kui ta avastab, et see ei ole ikkagi talle, siis ta saab muuta, et pigem ikkagi ära proovida julgelt, et mina soovitan küll. Täname Johannat ja ehk kohtume sinuga juba uutel suurtel lavadel. Aitäh! Uskumatu, kui kiirelt aeg lendab. Teiega kohtume juba aprillis.